tere tulemast podcasti Elu Kude. Teiega on Priit Kuusik ja mina alustan siis uut podcastide seeriat. See on tervisele ja liikumisele pühendunud podcast, mis otsib kogu aeg uusi teid ja võimalusi enesekeha liigutamiseks, enesekeha toitmiseks, enesekeha eest hoolitsemiseks. Ja elukude mõiste on loomulikult väga laialdane. Minu jaoks on ta siin praegu selles podcasti raamis on ta nagu fascia. Panen selle niimoodi enda mõistes nagu elukudeks. Aga tegelikult elukude on kõik, mis seob. Elukude on lapsed, perekond, armastus, veri, süda. Kõik see võib olla elukude, ükskõik eri detailides, kuidas vaadata, võib olla elukude. Ja kuna see liikumine, tervis on mul olnud taustajõuks terveks eluks, pean tunnistama, et olen väga tänulik oma kehale, kes on minu eest nii hästi hoolitsenud, tõeliselt hoolitsenud minu eest kõik need aastad. Ja loomulikult tänulikud oma esivanematele, kes mind toetasid juba väiksest saati, et ma ennast liigutaks ja spordiga tegeleks. Ja see hea tervis on mind kandnud läbi elu ja teinud minu elu palju lihtsamaks. Ja soovikski jagada oma kogemusi, et kuidas olla üle 60-aastane ja siiski vitaalne, liikuda, tunda ennast ikkagi nooruslikuna. Ja minu jaoks on veel 60 aastat minna, nüüd on võib-olla vähem, 58 aastat minna. et siis vaadata, kuidas see teekond mul siis edasi läheb. Aga see teekond on olnud väga põnev, sellepärast et juba lapsepõlvest ma tõesti tegelesin kõikide võimalike spordialadega ja olen läbi elu olnud sellisele liikumisele pühendunud, kas ta on sport või kuidas keegi tahab nimetada, erinevad moodused oma keha liigutada. Ja viimased aastad, 12 aastat ma olen siiski olnud selline tai chi nagu uurija mingil määral või tai chi'ga mängija või kuidas. Aga tegelikult pigem ikkagi rohkem need tai chi, mitte tai chi, vaid Hiina rahva siis nagu võimlemine, ütleks niimoodi, Hiina rahva võimlemise harjutused, mida ma juba uurisin 90 aastate lõpus taoistide raamatutest ja niimoodi, et nagu ise. Aga siis sattusin ka täpselt nii, nagu ikkagi on vaja sattuda Ivo Hellermaa juurde, Ivo Tai Chi kooli ja tema lähenemine siis kehale ja keha lõdvestumisele ja liigeste lõdvestumisele on tegelikult olnud minu selliseks vundamendiks nüüd pikemat aega. Et ma tegelikult isegi tai chi vormiga nii palju ei ole tegelenud, ma olen rohkem tegelenud nende erinevate harjutustega ja keha lõdvestamisega ja keha liigeste avamisega. Et see on täiesti eraldi teema, kui vaadata üldse seda fitness-maailma ja fitness-maailmas toimuvat, siis liigestele otseselt väga palju tähelepanu ei ole nagu pööratud. Et see on huvitav, sellepärast, et kui vaadata, pean tunnistama, et ma gymmis ikkagi olen käinud lapsepõlvest saati peaaegu varajast noorusest 15 eluaastast saati nõukogude ajal Flexeris ja Flexeris, siis ma ütleks maha ka, et mega thanks Pachi Jaanile ja teistele meestele, kes kunagi Flexeri nõukogude ajal tegid, see oli siis meil võimalus kulturismiga ja sellise kangiga tegeleda ja see oli tegelikult väga kõva kingitus ausalt öeldes minu jaoks, et ma sain seal aastaid käia.
aga pean tunnistama, et jah, et see džimmi maailm ei ole nagu väga selle liigeste või selle peale nagu tähelepanu pööras, sest džimmi maailm on, see fitness maailm on masin, mis ka samamoodi suur korporatsioon, äri, mis teevad hästi palju asju, igasugused masinad, kõik on äge. Aga tegelikult need liigesed, et kui me vaatame nagu liigesed, et need oleks nagu kogu aeg vabad, et need peaksid olema meil hästi vabad. Siin kõik põlved, kõik puusad, eriti puusad, keskosa kipub meil eriti kinni minema, sest me istume päevad otsa suuremas osas ja siis me läheme autosse, istume jälle, siis me tuleme koju ja siis me istume kussetti ja nii edasi, et tegelikult meie keskosa läheb lihtsalt kinni, sellepärast et fassia ka ei liigu ausalt öeldes ja energia ka õieti ei liigu, kui päris aus olla. Ja siis see on tähtis minu jaoks, et minu puusad liiguksid, mul oleks puusad avatud, et mul oleks põlved avatud ja et mul oleks nagu kõik randmed, kõik kaelad, kõik sellised võimalikud liigest, õlavöönd ja kõik need sellised meie kehaosad, mis vajavad tegelikult järjepidevat hoolistust ja igapäevast tegelikult väikest sellist õlitamist, ma ütleks, ja see õlitamine ongi see liigutamine, et see on väga niisugune selline hea õlitamise moodus, et ei olegi palju tarvis, et iga päev väheke oma kehale midagi anda, erinevaid liikumisi ja mõista ka seda, et keha tahab liikumist, ta tahab ka tegelikult saada vahelduvat liikumist, sellepärast et kui vaadata üldse vaatame, kui keegi teeb kui me teeme mingit kindlat ala, siis meie keha lihtsalt kipub alati deformeeruma, deformeerumine õige, aga ta võtab vormi selle ala põhiselt, ükskõik mis me ka ei tee. Olgu ta siis tai chi, ujumine, mehed, kes käivad kaua džimmis, kes on nagu sport tugevad mehed, kalisteeniksed, neil kõigil on, sa saad füüsiliselt aru, et sa mõistad, et millega nad nagu tegelevad, et mis on nende nagu liikumismoodus, sest see lihtsalt keha vormub selle järgi. Aga selle vormi peal, vormi all sees on meie liigesed ja fascia. Ehk siis tegelikult, mis on ka nagu fitnessi maailmas ikkagi hetkel nagu võib-olla tuleb, muidugi jooga on ja on igasugused eriosad, aga ütleme, et kui võtta nüüd nagu seda osa, et mis annaks nagu vundamendi sellele, et kui ma ehitan siia muskli nagu peale või kõik, mis ma peale teen, et siin all on kõik nagu korras. Ja minu nagu huviks on seda lihtsalt hakata nagu enda kogemuse põhiselt jagama. Et kuidas on võimalik saada endale lahtised liigesed, nii palju kui neid võimalik on saada. Et see liigeste avamine või liigestega tegelemine, et siin ei ole absoluutselt mitte mingid näitajaid, siin puuduvad. Siin pole näitajaid, siin ei ole ühte mingisugust nagu, mul läks siin, tuli muskel, ma tean ja ma näen, verjasoon tuleb välja, ma märkan, okei, siin mul hakkab midagi, mul liigestega sellist asja pole. Et liigestel see koht nagu puudub. Ja see on see, et see tundub väga nüridana ja nagu väheke mõttetuna, et miks ma ikka neid liigeseid siin avan kogu aeg ja mis ma nendega tegelen ja mis ma seda puusa ringe teen ja mida iganes, ma käte ringe teen ja kere ringe teen ja mida iganes. Ja et see on nagu loomulikult võivad olla sellised küsimused, aga tegelikult ikkagi on nii, et kui sa peale ehitad ja all midagi ei ole, siis aja jooksul annab sul lihtsalt järgi. Ja vot selles ongi see asi, et mina arvan, et kui ma nagu hoian oma liigeste eest järjepidevalt hoolt, siis vigastuste tõenäosus on palju väiksem. Ja loomulikult selle liigeste lahti harutamine või nende mõistmine, et mis liigutus üldse teha, et tegelikult su avad liigest, mitte et sa lähed lihaste tööga kaasa, need on väga erinevad asjad, et seda lõtvust saada, et kus kohas see nagu lõtvus ka tuleks, et kuidas seda märgata, et kuidas oled ju pinges, et kuidas ma nüüd
põlveringe teen, siis mul alati tagumik kipub alla minema. Aga seal on pigem vastupidi, et proovida hoida ennast nii võimalikult nagu sirgena jalgadest ja teha lihtsalt väikseid liigutusi põlvedega alustuseks ja aja jooksul need lähevad suuremaks. Aga no see ongi see tehniline pool, mida ma hakkan ka nagu näitama ja tulevad ka nüüd järgmised klipid tulevadki juba selle minu siis enda poolt läbi aastate, läbi proovitud, läbi katsetatud hommikuvõimlemine, liikumisseerias, kuidas keegi tahab nimetada, loomulikult asjadel palju nime, aga ütlen niimoodi, et see on kombineeritud erinevatest nagu harjutusformaatidest, ütleks siis niimoodi, et on hiinlasi, on seal tavalist sportvõimlemist ja täitsa tavalisi niisuguseid lihtsalt harjutusi, mida ma olen tegelikult nõukogude ajal ka juba teinud või koolis tegime, aga mis me lihtsalt kipume lihtsalt ära unustama. Ja see on nagu üks osa, mis ma tahan nagu välja tuua ja loomulikult ka see, et mis on võimalik oma kehaga nagu kiires korras nagu teha ja mis annab sulle nagu ka kiiret tulemust. Mitte selles mõttes kiiret tulemust, selles mõttes, et sul hakkab mingi muskel kasvama, et kiiret tulemust sellele, et su keha hakkab mõistma, et sa liigutad rohkem kui tavaliselt ja ta hakkab nagu sellele reageerima, sest et meie ajule ja kehal on ülimeeldiv, kui sa suudad teda nagu liigutada väheke raamidest välja, väheke nagu anda talle mingeid nagu ülesandeid. Ja neid tervisehäkke õnneks on nüüd tänapäeval väga palju, väga paljud tegelevad sellega ja mina nagu igapäevaselt uuringi tegelikult igasuguseid tervisehäkke, igasuguseid erinevaid uuringuid ühesõnaga tervise teemal, et mis siis nagu on need vundamendid või sellised alustalad pikaealisusel näiteks. Mind huvitab pikaealisus ja lihtsalt mind huvitab see, et kuidas ma saaksin nagu pikaealist elada sellisel moel, et mul on kerge, kehaliselt kerge ja lihtsalt, et mul nendega nagu põnev ausalt öeldes. Mul väga huvitab see. Ja siin on loomulikult väga palju eri osasid, mis hakkavad ka tulema nagu toitumine kindlasti, eks ju, siis unest räägime, üldse kindlasti loomulikult magamine, see on nagu üks väga-väga tähtis osa. Miks on mingil ajal hea magama minna ja kuidas, ühesõnaga seda teemat on väga palju, sest uni on kõige asja vundament ja seedimine loomulikult. Samamoodi ka räägime seedimisest, et seedimine samamoodi on selle asja vundament. Et kõigepealt üldse, kui hakkame liikuma, siis me peaksime mõtlema hakkama oma toitumisharjumustele, siis me peaksime hakkama mõtlema tegelikult, millised liikumised mulle tegelikult seedmiselt meeldivad. Mitte et see, et me läheme koheselt siis džimmi, me võib-olla ei teagi, et võib-olla üldse sulle meeldib ujuda, on ju, aga sa lähed džimmis ja rassid ennast ja kuidagi ei jookse, aga võib-olla sa üldse tegelikult meeldib ujuda, võib-olla hoopis sulle meeldib ronida, võib-olla sulle hoopis mingid teist muudest liikumismoodused, mille peale sa ei ole tulnud, need olid rohkem lapsepõlves ära nähtavad või märgatavad, siis lapsepõlves lihtsalt tegime asju ja avastasime. Nüüd täiskasvanu me lihtsalt nii palju enam ei avasta, et eriti veel kehaliselt, et oleme kuidagi jõudnud ikkagi sellisesse kohta, et kui ma 60-selt siin on siis nagu väheke niisugune pensionäri tunne, et ongi kõik, et nüüd on nagu hauavärk ja vaikselt hakkame ette valmistuma, siis kahjuks minul seda kohta ei ole, et mina soovin veel tervena tiksuda ja hoolitseda oma tervise eest, ükskõik kui halvasti või hästi ma seda oskan ja kui palju ma ka enda tervise vastu eksin. Aga kindlasti räägime toidust, toitumisest, kõikidest, kohvist näiteks, kindlasti räägime kohvist, et kuidas su esimene tass kohvi võib olla kasulik üldse. Väga palju huvitavat infot on tegelikult ja ma võingi siin praegu esimese episoodi osa muidugi rääkima jääda,
et noh, esimene episood niikuinii selline väike närviline, ei oska nagu, ei tea mingisuguseid kõiki termineid ei taha välja tulla või ei oska välja öelda veel. Aga noh, üldiselt ma tahan nagu öelda, et minu podcast saab olema lihtne oma olemuselt, et mina ise olen praktik, proovin enda pealt järgi, vaatan, kas sobib või ei sobi. Mõninga asju ma saan juba loogiliselt aru, et need on lihtsalt väga normaalsed asjad teha iseendale või mitte teha. Aga üldiselt jah, ma selle praktikuna ma ikkagi tahan ka neid asju jagada lihtsalt kokkuvõtvamalt ka, et ei oleks nii palju mingisugust tühja juttu, tähja juttu ja et vahest on seda infotulu on nii suur, et selle sisuni ei jõuad, aga siis ma tõmbaks nagu kokku. Kindlasti jagan soovitusi neile, kes gym'is käivad, sest et tähelepanekud, millele võib-olla tähelepanu pöörata, kui sa jõuharjutusi teed. Sportvõilmes kalisteenikus ma nii tugev ei ole, noh, pole kunagi sellega otseselt tegelenud, jah, käte peal oskan küll seista, aga või noh, tähendab, et selles mõttes, et see nagu ei ole nagu see, ma mõtlen kalisteeniks olla, et ma tean küll harjutusi, aga ma ei ole sellesse nii süvenenud, ma saaks seal midagi võtta. Ja minu eesmärgiks ei ole ka enam saada nii suureks meheks muskliga midagi. Minu eesmärk on lihtsalt olla vitaalne, liikuv ja tunda ennast enda kehas hästi. Kindlasti selle jaoks, et ületada see väike nagu piir, millal su keha tegelikult saab piisavalt liikumist, et olla nagu enam-vähem toonuses või see, et ta ikkagi hakkab nagu rohkem aktiivsust andma su kehale, mis omakorda on kehale palju mõnusam, sest noh, huvitavam, sellepärast siis tuleb stressifaktor, väike stress, mis kehale meeldib. Ja kui sa niisuguseid asju väikselt teed, siis su keha ka loomulikult hakkab vaikselt musklid, kõik hakkavad nagu kasvama. Ja loomulikult, miks põhjuseks, aga üks põhjus ka, miks ma veel seda podcasti on see, et see minu teadlik keha liigutamine või keha mõistmine algas umbes 2,5 aastat tagasi. See oli nagu rohkem selline, enne ma tegelesin sellega ka, aga ma nagu väga ei uurinud, et noh, mis on olemas, mis materjalid, mis räägitakse, mida iganes. Ja ühesõnaga, ja see noh, ma ütlen nagu teadlikum keha uurimine, et ühesõnaga, mis ma saan teha oma kehale, kuidas, mis ajal, milleks ja nii edasi, mida süüa, mida mitte ja kuidas see kõik, mis dieeti ja paastumist ja kõik niisugused asjad, eks ju. Ja see on olnud huvitav sellepärast ka, et noh, paastumise peale ma olen juba 8 aastat umbes olnud, noh, neid paastumise teemat harjutanud ja katsetanud enda peal. Ja tegelikult kõik see seob omavahel ära, see söömine, et nagu see paastumine aitab tegelikult ka täiesti sinu liikumismaailmas. Ühesõnaga, et nad on täiesti omavahel seotud, et selline vähesem söömine, et väga kindlasti aitab kaasa mõnedele protsessidele. Ja loomulikult saan rääkida tulevikus ka sellest dieedist nõnda nimetatud, mida pean, eks ju, mida põhimõtteliselt ma ei peagi otseselt, aga on teatud valikud, mida ma söön ja ei söö, ühesõnaga. Et kõike seda ma tahan nagu podcastis jagada, sellepärast, et kuigi ma olen kõrgemealine, arvan, et need mõtted või mõttekäigud või avastused või need jagamised võivad sobida igaealisele. Tegelikult tahan öeldagi, et see see hommiku võimlemine, hommiku kehapesuprogramm, ütleks niimoodi, see minu jaoks nagu rohkem kehapesuprogramm, et see sobib igale vanusele. Seal ei ole mingit vahet. Ja see ma lihtsalt soovitan tõsiselt, et kui selle laadse, kas või mitte minu, et selle laadse tegevusega tegeled järjepidevalt, siis juba ainuüksi selle harjutusega, ainuüksi selle harjutusformaadiga oled sa loonud endale väga tugeva aluse. See ei ületa kindlasti seda, et sa kaalu kaotaksid, see ei ületa seda, et sa kohe hakkaksid peeglist ilustina välja nägema, aga ta kindlasti hakkab sul kehale andma signaale, et sa tema eest hoolitsed. Ja keha tõesti vajab seda.
keha ootab seda, et sa tema eest hoolitseks. Ja need väiksed sellised moodused on täiesti olemas meil kõigil ja pole üldse vaja palju nagu vaeva näha, sellepärast et see tervislikkuse ja see tervisliku olemise mõiste on umbes niimoodi, et ma vaatan pilti, siis kõik peavad musklis olema, kõik on saledad poisid ja kõik jooksevad ringi. Ei pea nii olema, see vitaalsus ei tähenda üldse seda, et vitaalne saab alati olla. Meil ei ole vajadust vanemas eas suuri muskleid kasvatada enam, meil on vaja lihtsalt, me tahame liikuda, me tahame normaalselt püsti tõusta, me tahame lastega mängida ja lihtsalt elust rõõmu tunda, nii palju kui meil järele on, eks ju. Ja selline siis see podcast nagu olema tegelikult hakkabki. Et selline väike sissejuhatav episood siis teile ja mis ma tahan veel öelda, on see, et kuna ma teen seda projekti täiesti oma kulu ja kirjadega, siis kui on sponsoreid, kes tahab toetada mind sellel teekonnal, siis palun, väga teretulnud, võtke ühendust, kui näete, et kui te saate aru, et see formaat sellise vanemaealistele või üldse liikumisele siis pühendunud podcast, tervise ja liikumisele pühendunud podcast, et iga abi on teretulnud, loomulikult ka personaalsed treeningud, kui teid huvitab üks-ühele treeningud, et sellised asjad on ka nagu võimalik, ühesed tunnid ja lihtsalt olen hea meelega nõus jagama oma oskusid, loomulikult taas on kokkuleppel, nagu öeldakse, ja see on lihtsalt selline minupoolne lihtsalt panus sellesse nagu sellesse maailma, kus liikumist ei ole nii palju, kui võiks olla. Ja lihtsalt tahan, et me kõik oleksime tervislikumad, et me ei peaks nii palju arstide juures käima, et arstide juurde on see viimane tee. Ja kuna ma siin istusingi nüüd läbi selle podcasti nüüd siis sellises kükkasendis ja tahan teile öelda seda, et see ainuüksi see asend istumine nagu sellises kükkasendis, kui sa teed seda päevas 5 minutit. Esialgu on võib-olla keeruline, aga kui sa teeksid kas või päevas 5 minutit, võt niimoodi kükis istuda, sa juba sellega teeksid oma kehale tohutu kingituse. Nii et ma soovitan teil kõigile, tehke oma kehale ilusaid kingitusi. Tšau, järgmise korrani.